minu kõrval on Riho Kütsar, kes mängib siis seriaalis Viimasel piiril tegelast Robert Väin, uurija Robert Väin või siis väliluurejuht Väin. Issand, mul läheb kogu aeg see meelest ära nüüd. Kuidas see on? Välitalituse juht, jah. Ühesõnaga, eks need positsioonid on seal väga keerulised ja tema on üks väga olulisel positsioonil härrasmees. Aga meie hakkame siis küsimuselt küsimusi. Minu esimene küsimus sulle on, et me lähme tagasi sinu lapsepõlve. Mis oli sinu hüüdnimi lapsepõlves? Oli sul hüüdnimesid? Oli. Kütu. Kütu või? See oli sõprade poolt või? Aga kaua see jäi sinuga? Keskkooli lõpuni. Siis kui sain täiskasvanu ikka, siis hakati mind kutsuma Riksiks. Ja, mina tean ka Riksina, jah. Aga kas see kütu on tänasel päeval keegi veel ütleb sulle kütu või? Mitte keegi. Aga ma lähen siis põhimõtteliselt sujuvalt siit edasi järgmise küsimuse juurde, et kas sa kütuna kunagi midagi näppasid ka kuskilt või? Õunu, naabriaiast. Kusjuures mul tuleb nüüd endale meelde, ma käisin kunagi maal, oli meie naabritel oli kartulipõld ja neil oli tohutu kartuli siis business. Ja iga siis, ma ei tea, millal siis suve lõpus olid need kartulikastid tühjad või millal kartulit võetakse? Septembris võetakse, siis suve lõpus on nad veel tühjad, nad on just toodud sinna kartulikastid. Ja siis nad on nüüd suurtes hunnikutes, aga meie jaoks oli see kõige ägedam asi, sai tunneleid sinna teha, nii et sa ronisid üles. Kartulihunniku sisse? Ei, nagu sellesse kastidesse, need olid kastid üksteise, nagu hästi, ütleme 5-10 kasti oli üksteise peal ja 5x5, 5x6. Ja siis me ronisime üles ja hakkasime sealt nagu jalgadega lõime vaata kasti põhjad lahti ja siis tegime tunneleid ja jälle lõid lahti. Siis läksid niimoodi nagu tunnelid olid seal sees. Ja ma mäletan neid koslepeid, mis seal ikkagi me saime seal septembrikuus. Ma arvan, et me lõhkusime pooled kastid ära, sest et me tegime endale nagu tunnelid. Põllumees oli kindlasti väga pahane. Väga pahane, jah. Aga jah, ühesõnaga ma ei varasta midagi, aga ma lõhkusin. Samal ajal ma varastasin õunu naaberhoovist, kui ma lõhkusin neid täielik pätt. Aga õunavargusel on ju siiamaani küljes mingi romantiline hõng, et see nagu ei olegi otseselt vargus, et see ongi nagu selline... Raksus käimine on ju. Just, et kui sa oled poisipõlves, et siis sa nagu, seda nagu eeldatakse, et normaalne poiss käib ikka õunu varastamas. Jah, raksus käima. Huvitav sõna. Raksus käima. Ei teagi, mis see tähendab. Rabarberi raksus, miks keegi ei käi. Aga Sibula raksus. See oleks ka huvitav. Maasikaraksus. Maasikaraks on ka juba... Aga õunaraks on kõige populaarsem ikka. Maasikaraks on juba tase kõrgem. Seepärast, et seal on, kui pimedas lähed, siis võid maasikad ära tallata. Seda teeb Riks juba, on ju. Sellega saab Riks hakkama. Aga millises huudis sa üles kasvasid? Milline naaber... Mis see eestikeelne sõna on siis? Naabruskonnas üles kasvasid. Mis see eelnev sõna oli, mis sa kasutasid? Huudis või? Huud, nagu neighborhood, jah. Minu huud oli kolhoos nõukaajal, kus siis oli nõukogudeaegne suurpõllumajandus, palju suuri masinaid, palju rahvast põllumajanduses töötamas ja sellised asjad, kus vargus oli täiesti legaalne tegevus. Aga kuidas siukene siis huud sind mõjutas või ütleme, kas sa tunned sellest ajast või sellest nagu naabruskonnast mingisuguseid nagu mõjusid ka, et tajud, et on vahepeal, jälle tuli mingisugune see vana mingi välgatus. Ja mingi välgatus, et issand jumal, täpselt. Ei tule, neid välgatusi enam ei tule, sest see oli nõukaaeg ja nüüd täiskasvanuna sellele tagasi mõelda, see oli ikka jube vastik aeg. Mingil ajal ma ise ka kaldusin nõuka nostalgiasse, aga viimasel ajal see on täiesti välistatud, et see oli täiesti kohutav aeg, milles inimesed elasid. Ja jumal tänatud, et ma ei ole pidanud teadlikku täiskasvanelu selles ajas elama, kuigi lapsepõlv oli ikka õnnelik, et ega mis seal muud. Jah, sellest räägib ka see film, see Seltsimees laps või mis on see, kus just, et lastel ikkagi oli lõpuks lapsepõlv on ikka tore, et tegelikult seal huudis oli mõnus ikka ju, sõitsime jalgratastega, varastasime õunu ja kõik need asjad. Aga kui mõelda näiteks sinu tegelase peale, siis mis huudist tema võis üles kasvada? Ka ilmselt midagi sarnast lõpuks ju. Kui
oletada, et see tegelane, keda ma mängin, on enam-vähem sama vana ja samast ajast pärit kui mina. Miks mitte ta ei võiks olla kuskilt kolhoosi huudist tulnud. Ma olen see põlvkond, kus mul mitu minu põlvkonnakaaslast läks õppima Tallinnasse Miilitsa kooli näiteks. Ja miks mitte see Robert ei oleks võinud alustada sealt vabalt ju. Aga miks oli see mingisugune tung minna sinna Miilitsa kooli? Ei, ma ei tea, kas tung oli, ma lihtsalt tean mõnda kutti, kes läksid. See oli, ma kujutan ette, et see oli selline mingis mõttes kindel valik tol ajal, et ikkagi kindel amet, koolis oli väga karm sõjaväeline kord, nagu praegugi, et need, kes sõjaväelaseks hakkavad, nende elutee ju pöördub kohe väga selgelt mingisse kindlasse rütmi ja vakku ja ju see oli siis sellel ajal ka samamoodi. Ja. No ega hetkel ka ju, kui sa politseikooli lähed, siis sa saad üsna kindel olla, et sa ka saad tööd ja nii edasi. Selles mõttes tegelikult üsna sarnane loogika. Aga kui veel mõelda sinu tegelasele ja sinule endale, siis kas sa leiad veel mingisuguseid või leiad mingid ühisjoone? Need tuli kahel tegelasel. Sinul? Ühisjooni? Kuna ma hüppasin paati ju viimasel sekundil põhimõtteliselt, siis tuli selleks, et seal nagu hakkama saada, kuidagi tuli mudida enda järgi seda tegelast ja ju seal, ma kujutan, et jooni minust on küllaga, nii et aga kindlasti on ta introvertne. Jah, seda ta kindlasti on. Kindlasti on ta omaette nokitseja. Jah. Aga samas ka põhimõttekindel ja aus. Aga kas näiteks see asi, et mingitel hetkedel ma tahtsin, et Robert oleks nagu eriti karm, kas see nagu tuleb lõpuks nagu endale nagu vastasest kohast või ma lihtsalt hinnanguliselt kõrvalt ütlen, et ei tule mitte, et näitlejana on raske, vaid isikuna on nagu ebameeldiv olla ebameeldiv. Et see vist on nagu see kõige keerulisem osa. Kui sa mäletad, see võttepäev, kui me tegime seal Narva raadiostuudios, siis pärast see mingi koridorisstseen, sa ühte duublit tahtsid, et ma oleks seal Saaraga hästi karm, et ma nagu karjusin ta peale. Ja Saara ütles, et sa pagan pärast, kui võte lõppes, et nii kuri. Ma ütlesin, et kuri jah, kurat, juba halb on. Vastik on. Eriti naisterahvaste peale on nagu, ja laste peale on nagu väga kole karjuda. Et teinekord on teatris ka niimoodi, et etendust mängid, näed ju ikka esimestes ridades, kes istuvad. Ja kui on karm keelekasutus ja sa näed, et eesreas suurte vahel istub 3 väikest last, siis on küll siuke tunne, et issand jumal, et mida nüüd teha ja kuhu põgeneda. Aga midagi ei ole teha. Midagi ei ole teha, jah. Ma ise olen ka, kui ma mõtlen mingisugusel tegevusele, mis tundub nagu endale vastu, see lõpuks on nagu jääkülma vanni minek, et sa nagu lihtsalt ma lähen, käin ära, teen ära selle ja siis tulen välja, et ta on loomuvastane, see on ikka raske seda teha. On, jah. Aga kuidas sina suhtud nüüd politseitöösse peale selle sarja tegemist, kus me saime siis natukene käia neil mingil määral lähemal, kas midagi muutus või oled sa midagi avastanud endas, mis oli midagi, mida sa teadnud enne? Ma oleks väga tahtnud käia seal nagu kohtumas ka, kus teised vist said käia, aga mina ei saanud, et see oleks olnud väga vajalik ja väga põnev, et ma ei tea, tavaliselt on ju ikka nii, et kui ükskõik kas siis teatrilaval või filmis või seriaalis, kui sa mingi teise eluala esindajat pead mängima, sa võid ükskõik kui palju seda taustatööd teha ja ükskõik kui sügaval ennast sinna kaevata selleks, et see mõjuks nagu tõsiseltvõetavalt selle tsunfti enda inimestele. See on kuradima keeruline, ma arvan, et me teame ju siin Eesti seriaali ajaloost ka, et siin kunagised need hitid, mis olid, et politseirahvas, sellest kirjutati ju palju, et politseirahvas ei võtnud seda väga tõsiselt, et kui meil õnnestub selle sarjaga natukenegi tõsiselt võetavalt mõjuda, ma arvan, see oleks nagu hullult lahe. Aga ma ei kujuta ette, ma ei oska nagu üldse ette kujutada, kas see võiks nii olla. Loodame väga, et on. No loodame, et on. Selle ma ise võtsin ka endale nagu üheks südameülesandeks, sest et nii-öelda nendes eelnevates politseidraamades on kasutatud anglo-Ameerika õigussüsteemi, mis pole tegelikult meile siin Eestis ja Euroopas üldse tegelikult kohane, et me nagu üritasime võimalikult palju
kasutada neid võtteid, mida meie politsei päriselt kasutaks. Õnneks mul oli alati võimalus ühele inimesele helistada, kelle käest ma sain küsida, et kuule, mis sellel hetkel öeldaks. Et ma nagu enda poolt andsin maksimumi, aga eks me ikkagi mingites kohtades peab nagu dramaturgilises võtmes minema, nagu, et see on see jama, et tegelikult see politseisüsteem on kõvasti keerulisem, kui meie suudame seda lõpuks seriaalis edasi anda, sellepärast meil ei ole seda aega seda ära seletada. Ja ilmselt tulebki anda seda lihtsustatult edasi, eks ju, aga jah, see tõsiseltvõetavus ja see on ju see teema ja see tsunft, kus nagu libastumine kuhugi klišeesse on väga kerge tulema. Just, täpselt. Ja noh, ma mõtlen just, et kui nüüd saab ise vaadata seda nagu täies pikkuses, et kui omale tundub, et me oleme suutnud seal mingid klišeesid vältida, see on juba yes, et see on nagu lahe. Ja, nõus. Praegu olles näinud kõike, on jah, et ikkagi lõpus on endal olid ka kananahk oli ikkagi ja pisarad tulid silma. Ma ei teadnud, sükst asja saab üldse juhtuda nagu oma asjaga. Ma teadnud kõike, mis seal juhtub, aga ikka oli nagu kuidagi mõjus nii ägedalt. Viimane küsimus, laiendan natuke seda, et küsimus on, et kus on sinu piir ja sina mängisid siis põhimõtteliselt võime öelda jutumärkides nagu politsei ülemat, et sa oled meie jaoks kõige kõrgemal astmel seal. Aga sina, kui su lapse elu oleks ohus, kas seadused kehtiksid? Noh, see on see küsimus jälle, et mis sa siis teeksid, kui, aga see läheb jälle, vastus peab minema sinna valdkonda, et me ei tea seda kunagi täpselt öelda, kui see olukord käes on. Ma arvan, et need ekstreem, et mis sa siis teeksid, kui pagan seda teab. Jube keeruline vastata. Tahaks küll ju vastata loomulikult, et midagi ei huvita, peaasi, et noh, nagu siin nüüd, eks ju, 4 aastat tagasi, kui sõda puhkes Ukrainas, siis ju paljud Eesti mehepojad mõtlesid ju kindlasti seda, et kõigepealt tuleb naised ja lapsed toimetada kuhugi turvalisse paika ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Ma ei tea, loodame, et seda olukorda loodame, et seda piiri ei pea kunagi kompama, olema viimasel piiril. Aga teil on võimalik olla viimasel piiril, sest et saate vaadata meie seriaali, mis tuleb välja 19. märtsil, esimesed 3 osa ja järgmised 3 osa tulevad juba aprillis. Aitäh sulle, Riho! Nii et ma ei tea, näeme kuskil ikka näeme. Go3, ainult Go3 näeme. Aitäh teile!